Ühes kohvikus oli, et see teenindaja tuli ja ütles, et ta tegi, ma ei mäleta, mis kuu väljakutset kaasa, ütles, et see oli nagu nii äge, et ikka veel nagu jälgib nüüd harjumusi, jälgib seda kava ja niimoodi. Tšau, Temia teile jälle siin ja seekord alustame oma veebruarikuu podcastiga. Ja täna on meil külas üks tohutult inspireeriv naine, Katriin Kool. Tere, Katriin! Tere, aitäh! Alustame kohe sellest, et kuidas sa ennast ise tutvustaksid, kas treeneri, ettevõtja või sisuloojana või kuidas sa eelistad? No esmajoones kindlasti ma arvan treenerina, kuna see on see, mida ma teen ja seda ma ilmselt hakkasin kõige esimesena tegema, et seda sisuloomet ma hakkasin tegema tegelikult selle tõttu, et ma olin treener. Ehk siis jah, see on nagu selline, et ma loon sisu, aga see on pigem lihtsalt selle tõttu, et ma teen treenerlust. Aga jaa, et see sisuloome on pigem tulnud rohkem nagu viimasel ajal, kui ma olen aru saanud, et kui palju see nagu kaasa aitab ja läbi selle siis seda nagu rohkem teinud, aga ma ei iseloomustaks ennast kui sisulooja, et see ei ole nagu olnud mu eesmärk kunagi, et olla influencer või midagi sellist. Et see on pigem siis selline nagu nii-öelda lisaasi, mida sa treenerina teed? Või sa ühituks no selle üldse? mõttes, et kui sa sotsiaalmeediat ei tee, siis sa ei saagi väga ju mingit teenust nagu pakkuda, aga jaa. Ehk siis sa pigem ütleksid, et sa oled treener ja selle sisuloome influenceri sõna siis jätad pigem nagu kõrvale? Jaa, pigem jah. Pigem reklaamivõimalus. Ja sellele ma pigem ei keskendu ja et mulle pakutakse küll väga palju igast erinevaid mingeid neid pakkumisi ja koostöösid ja asju, aga ma tunnen, et ma nagu võiks seda suunda võtta, aga mind ei ole nagu sinnapoole väga tõmmanud, kuna see ei ole nagu pigem see, mida ma tahan ise, mis suunas minna, et ma lähen ikka oma nagu selle treenerluse ja tervise suunas siis oma nagu töökontoga, mis on siis Women Wellness, et ja minu nagu see erakonto, seal ma lihtsalt panen nagu mida iganes ma tahan ja et väga nagu ei keskendu sellele, et kasvada tohutult. Äkki see millegi muutub, ma ei tea, aga hetkel see on igatahes nii. Kohe lähme selle Women Wellnessi juurde tagasi, aga kui räägime lihtsalt sinust kui treenerist, siis millal su treenerikarjäär algas? See algas peaaegu 4 aastat tagasi. Ma mäletan, ma alustasin täpselt 1. mail, siis ma ei teagi siis mis aastal, 4 aastat tagasi. Ja see algas niimoodi, et las ma nüüd mõtlen, kuidas see täpselt algas. Kus mul tuli nagu see mõte treeneriks saada, oli vist siis, kui ma nägin enda treenerit, et ma käisin ka ise eratreeneri juures ja siis mulle kuidagi meeldis nagu see vibe, et kuna ma olen ise ka hästi sportlik, et ma saan oma tööna teha lihtsalt seda spordikeskkonnas viibimist ja teiste õpetamist, et see mulle väga meeldis ja samuti kogu see vabadus, kuna ma olin varem teinud ka nagu suhteliselt vabasid töid, müügi igast erinevates valdkondades ja kuigi seal oli nagu selles mõttes vabadus, et sa said ise valida, et nagu kui palju sa töötad ja mis effortit sa paned, et see ei ole nagu selles mõttes palgatöö, aga siiski see ei täitnud nagu mu südant nii palju, et ma sain küll seal häid tulemusi ja aga ja see ei täitnud nagu mu südantes ikkagi tüütas ära ja siis, kui ma nägin seda treeneri võimalust, sest ma nägin, et minu treener tegi seda tööd ja ta oli nii äge ja inspireeriv ja tal tundus nii palju energiat ja siis mõtlesin, oh my god, et see ongi see energia, mida ma igatsen tegelikult nagu enda töö juures, mida ma siis toona tegin, mis oli müük. Ja siis kuidagi, ma ei tea, see tunduski nagu selline kuldne kesktee, et siis ma läksin lihtsalt tegin treeneri paberid ja siis ma lihtsalt hakkasin treeneriks. Ja kuna sellel ajal ma olin jah juba päris palju jaganud oma sotsiaalmeedias mingit trenni nagu sisu, kuna ma olin ise juba eratreeneri juures käinud, siis mul oli selleks hetkeks juba tekkinud ilmselt siis palju huvilised, ma sain kohe nagu switch ida põhimõtteliselt ühelt töölt teisele, et mul oli kohe nagu põhimõtteliselt täis kuu, mis oli nagu ülilahe ja siis mõtlesingi, et vau, et nagu siit võib midagi tulla. Ja siis ma jäingi jah treenerlust tegema. Et siis algusest peale oli see jõusaali treener nagu see, kellest sa rääkisid või oli sul mingid muid spordialasid ka? Jaa, see oli jõusaali treener, aga ma olen ka muude treeneritega nagu koostööd teinud selles mõttes, et ma mängisin noorena tegelikult korvpalli mingi 6 aastat siis keskkooli ajal ja siis peale seda mul tekkis vist mingi väike vigastus kuskil, ma ei mäleta vist mäesuusatades midagi selle midagi ühesõnaga juhtus. Ja siis ma ei saanud natuke aega nagu korvpallitrennis käia ja siis ma läksingi sõbrannaga jõusaali kaasa ja mul hakkas see nagu meeldima.
noh, ongi tiimispordiga võrreldes see on nagu nii suur vabadus, et saad vaata üksi käia, saad ükskõik millal käia, sa teedki nagu otseselt vormi, mitte sa lihtsalt ei tee midagi nagu lõbu pärast ja kuidagi jaa, mulle nagu meeldis see ja siis ma jäin seda tegema. Eks vahepeal mingid muid asju ka proovitud, mingi kergejõustik ja mingid tantsud ja mingid sellised asjad, et selles mõttes ma olen pigem nagu ikkagi sportlik olnud, aga jah, kuidagi see jõusaal mind tõmbas just selle vabaduse pärast ja et sa nagu näed nii kiiresti muutuseid, mida sul on nagu üliraske mujalt leida, sest mujal on ikka nagu muud asjad tähtsamad, kus on, ma ei tea, vastupidavus, kiirus, mis iganes spordiala sa nagu üritad teha, aga mulle väga meeldis see, et sai nagu oma keha nii kiiresti muuta ja siis sinna ma nagu jäin spordiala mõttes. Aga siis enne, kui sa korvpalliga tegelesid, nagu sa ütlesid, siis kas siis, no ma eeldan, et võib-olla mingit jõusaalitrennid pidite korvpalli pärast vahepeal tegema või pigem sa ei puutunud üldse nagu jõusaaliga kokku siis nooremana siis enne, kui sul see vigastus siis oli? Pigem mitte üldse, mingid üksikud korrad võib-olla käisime, aga siis oli ikka selline mingi meeste ala ja ma ei tea, mingid üksikud harjutused võib-olla tegime, aga siis oli ikkagi jah, siuke nagu hirmus koht, et me lähme täna mingi jõusaali, et nagu ma ei tea, mingid üksikud korrad, et siis mul kindlasti mingit huvi ei olnud. Kas sa muidu mäletad, et kas see vigastus oli sul selline pigem nagu, kas sa võtsid ise seda raskelt või sul läks niimoodi, et noh, et on, mis on? Ei, see ei olnud üldse tegelikult nii suur vigastus, see oli lihtsalt ma räägin mäe peal, see ei olnud nagu luumurd, igatahes ma pidin selle mingi toestusega käima ja ma ei saanud lihtsalt paar kuud käia, ma mäletan, aga noh, see oli nagunii juba siuke keskkooli lõpp ja siis ma teadsin nagunii, et ma ei taha korvpalli hakata nagu professionaalsel tasemel mängima või et ma nüüd ongi näiteks iga päev peale tööd lähen korvpalli mängima, sest et kuidagi ma ei tea, ma ei tundnud enam seda tõmmet, ma teadsin, et see on ka pigem nagu selline mehelik spordiala ja et naised ei saa selles väga nagu raha teenida, et see olekski lihtsalt nagu just for fun, aga see ei olnud minu jaoks nii äge, et ma teeks seda just for fun, nii et siis see kuidagi nagu jäigi katki, et mul ei olnud otseselt midagi, mis nagu hoiaks mind selles. Kui me liigume sinna, või räägime veel sinu selle teekonna algusest, alustame nüüd nagu päris algusest, milline oli su lapsepõlv või millised treenimis- ja toitumisharjumused teil lapsepõlve kodus olid? Kuidas see sind mõjutanud on? Meil pigem olid täiesti tavalised, ma ütleks, ma ei tea, täiesti tavaline mingi Eesti perekond, et meil kindlasti ei olnud mingi, ma ei tea, mingi hull tervislik toidulaud või me vanemad ei ole nagu nii sportlikud ja nad ei ole kunagi nii sportlikud olnud, et pigem mina ka sattusin sporti ainult sellepärast, et mu kehalise kasutuse õpetaja nagu suunas mind sinna korvpalli. Et ju siis, ma ei tea, olin kiire või mida iganes talle nagu silma jäi ja noh, nüüd tagantjärele mõeldes ma olen ülitänulik, sest kes teab, äkki minust ei olekski nagu sellest spordiinimest tulnud. Aga ja pigem meil ei ole nagu sportlik perekond, et me sõime lihtsalt, ma ei tea, mida iganes süüa tehti ja kindlasti me sõime ka väga palju magusat, mis ma arvan on mind väga palju mõjutanud. Et sellepärast kindlasti mulle endale ka palju magus meeldib ja see on ka suur osa nagu üldse, ma ei tea, kogu sellest teekonnast aga samas see on ka väga vajalik, on ju, et ka ise kogeda nagu piisavalt palju neid raskuseid, et sul oleks siis hiljem nagu, mille põhjalt inimesi õpetada ja niimoodi. Aga jaa, nagu ma ütleks täiesti tavaline, kindlasti mitte nagu mingi spordiperekond, et ma pidin ise ikkagi nagu kaevama seda nagu teekond, et kui ma tahtsingi jääda siis nagu sporti tegema, et mul ei olnud keegi nagu toetaks, et mine ja mingi tee või noh, tugi oli kogu aeg olemas, aga mitte siis nagu siuke, et mine tee või noh, saad aru? Jaa, saame aru. Aga kui sa siis selle jõusaali teekonnaga endal alustasid, kas siis koheselt tekkis ka selline suur soov, et hakatagi tervislikult toituma ja et oleks tugev distsipliin või see kuidagi tuli alles nagu nüüd viimase, ma ei tea, 2-3 aasta jooksul või kuidas sul see tervisliku toitumise teekond algas? No see on kindlasti noorena ka igast mingi dieete tehtud. Siis oli ülipopulaarne nagu kõik need mingi smoothie dieedid ja hästi siuke low calorie ja põhimõtteliselt, et söö lihtsalt nii vähe kui saad, et nagu sellised dieedid. Ja siis minust hakkasid vaikselt ka nagu need fit tooted tulema, mida mina ka nagu palju tarbisin, ma mäletan. Et noh, see käis, ma arvan, kaasas lihtsalt kõige sellega, et ma ei tea, sa oled noor tüdruk, tahad hea välja näha, teed sporti, siis ma arvan, sa automaatselt juba mõtled selle peale, et kuidas ma saaksin olla peenem, kuidas ma saaksin parem välja näha ja nii edasi ja nii edasi. Et siis nagu tuli rohkem see toitumise teema sisse. Aga millal see nagu tõsisemaks läks, oligi jah siis, kui ma võtsin omale treeneri. Et siis ma hakkasin seda nagu teadlikumalt tegema, sest ega noh, varem kui see ei ole ise nagu
ma ei tea, kuidagi õppinud või noh, siis on nagu üliraske aru saada, mis on see õige informatsioon, mida sa nagu peaksid järgima, mis on oluline, mis mitte, et ja siis, kui ma treeneri võtsin, siis see nagu läks täpsemaks ja sealt tekkis nagu see suurem huvi selle vastu. Okei. Ja kui sa siis peale, või noh, keskkooli lõpus siis ja peale keskkooli siis oma selle jõusaali teekonnaga alustasid, siis kas sul tekkiski kohe soov, et noh, nagu sa rääkisid, siis tänu su treenerile tekkis sul soov, et sa tahaksid ise ka treener olla, et siis kas selle kõige käigus tekkis sul ka võib-olla mõte, et sa tahaksid nagu korralikult ülikooli minna või pigem mõtlesidki, et kuna see nagu treeneri teekond kuidagi tõmbas sind nii väga, et siis sa lihtsalt läksid selle juurde, et kuidas see ülikooli hariduse teekond sul selle juures käis? Ja ülikoolis ma ei ole käinud. Ja peale keskkooli siis ma veel ei teadnud, et ma tahan treeneriks saada. Ja muidugi vanemad suunasid küll ülikooli, et nagu hästi, ma arvan ka pigem see klassikaline, et kindlasti mine ülikooli, et nagu õpi, vali kas või midagigi, et nagu tee mingid valikud ja sealt vali edasi ja noh, et pigem nagu vaata kas või ükskõik mida. Ja nagu ainuke, millele ma toona suutsin välja mõelda, oli siis moedisain, kuna ma olin noorena ka palju nagu joonistanud igast mingi modelle ja mingeid riietusi ja midagi sellist, aga sinna ma siis ei saanud, siis ma olin nagu korraks kurb, aga samas väga mitte, sest ma ei tea, kas ma ise oleks nagu sinna kandideerinud. Ja siis ma lihtsalt läksin õppima, ma mäletan sarnast asja, mitte moedisaini, aga vist mingi rõivadisaini või mingi õmblemist või midagi, sinna TTHK-sse, see kuidas seda nimetataksegi, tööstushariduskeskkond midagi. Aga kuidagi nagu kogu see keskkond mulle üldse ei sobinud, et see on vist tegelikult nagu gümnaasiumiga koos või midagi. Jah, kutseharidus. Ja. Tõesõnaga see oli hästi palju noori ja siis see keskkond nagu mulle üldse ei meeldinud. Ja kuidagi üldse see kogu siis õmblemine või mida iganes ma seal õppisingi, mulle tegelikult nagu väga korda ei läinud ja noh, ma ei ole nagu selline inimene, et kui midagi alustan, siis ma pean selle lõpuni tegema, et ma olen nagu täiega selline, et proovin, ei meeldi, lähen ära. Nii et ma tulingi poole aasta pealt ära, kuna mul lihtsalt ei meeldinud see. Ja siis ma hakkasingi tegema erinevaid igast muid müügitöid ja nüüd tagantjärele mõeldes ma olen nagu ülitänulik, sest et ma ei tea, kas ma oleks nagu nii julge või nii paljude nagu oskustega ja arusaamadega, et ma oskaks üldsegi oma nagu seda woman wellnessit kuidagi nagu inimestele arusaadavaks teha ja nagu õigeid inimesi kutsuda ja kõike seda, kui ma oleks teinud nagu müüki. Et tagantjärele mõeldes oli nagu nii hea asi, aga jah, see võtab ka julgust. Aga jah, nagu treenerluse mõttes ma olen selline inimene, kellele meeldivad kindlasti nagu shortcutid, et kui ma näen, et on nagu lühem tee, siis ma pigem võtan selle lühema tee, sest ma olen ise ka nagu selline pigem nagu kriitiline ja ma tean, et ma leian alati kogu info, mis mul on ise vaja leida ja ma olen alati pigem nagu siuke ise uuri olnud ja koolis ka nagu, ma olin siuke hea õpilane, aga enamus aega ma sain aru, et ma ei kasuta neid asju mitte kunagi ja ma ei viitsi lihtsalt nagu selle pärast, või noh, see tundus ka nii pikk aeg, nagu 3 aastat midagi õppida ja ma isegi ei teadnud veel, mida õppida. Ja noh, kui sa oled selles hetkes, et tead, et ma tahan treeneriks saada, ma olen kogu elu nagu trenni teinud, siis mul väga toitumisteadmisi veel ei olnud, siis ma kindlasti pigem nagu valisin selle, et ma uurin ise nii palju, kui ma saan ja siis õpetan nagu selle põhjalt, sest siis ma olin ka saavutanud nagu mingid tulemused ja eks suures ongi ka see, et kas sa oled ise neid tulemusi juba saavutanud, mitte kas sa lihtsalt oskad midagi nagu paberile kirja panna, aga sa oled ise tegelikult seda nagu kogenud või läbi teinud või niimoodi, et minu jaoks see ei olnud jah, ma arvan isegi nagu küsimus. Aga et mingil määral oli ikkagi väga hirmus ka, et nagu valida see valik, et mitte minna nüüd õppima sükest kindlat teed pidi, vaid noh, rohkem võib-olla riskida ja hakata oma sellist rada ajama. Et oli ikkagi hirmus. Ma ei teagi, kas see oli nagu risk, sest ma ei tahtnud isegi alguses minna ülikooli. Tegelikult just tahtsin öelda, et tegelikult nagu väga nagu julge valik, et sa ikkagi jälgisid nagu oma seda kõhutunnet või südamehäält, et kui sa ikkagi tundsid, et see ei ole sinu jaoks, siis nagu see julgus, et sa pigem lahkud ja teed midagi muud, kui see, et sa hambad ristis nagu lähed sellest kuidagi läbi. Et see on väga lahe. Ja, aga noh, ongi jah, nagu seda on äge kuulda, aga ma ise ei ole niimoodi kunagi väga mõelnud, sest et ma olen nagu olengi vist siuke julge, et mind väga ei huvitagi, et kui ma näen, et okei, mis on loogiline variant, niipidi, siis ma lähen lihtsalt niipidi. Et võib-olla jah, nagu, et ei mõtle nagu, või noh, sa tead, et
sul on juba elust nii palju nagu mingeid kogemusi, mis tõestavad, et sinu enda nagu see kõhutunne toob sulle alati selle õige variandi, ehk sa ei pea isegi nagu mõtlema või kahtlema, et kumba pidi ma peaks nagu minema. Aga me korra puudutasime su seda Women Wellnessi ka, et kui sa peaksid inimesele, kes ei ole sellest mitte kunagi kuulnud, rääkima, et mis asi on Women Wellness, siis mida sa neile ütleksid? See on mulle ka päris raske. Meil aega on, nii et saad rahulikult. ja kusjuures ma peakski välja mõtlema nagu mingid kindlad paar lauset, kuidas seda kõige lihtsamini iseloomustada, aga ma proovin. Igatahes kõige lihtsamini öeldes see on lihtsalt naiste online terviseklubi ja miks ma selle tegin, ongi see, et panna lihtsalt kõik oma teadmised ja praktika ja süsteemid, mida ma olen siis toone siis 3,5 aasta jooksul naiste treenimisest saanud. Sest et ma nägin, et sellest on lihtsalt tulnud nii palju tulemusi ja kindlasti ka, et see minu viis oli nagu natuke teistsugune. Et mis siis eristab on kindlasti näiteks see, et ma, toitumine alati kõige suurem osa, sest toitumine nagu määrab kõige suurem osa sellest, kuidas sa välja näed, palju sul energiat on ja nii edasi. Jälle nüüd läksin edasi. Aga ühesõnaga, et minu toitumine on kindlasti naturaalne, et igast mingi fit-toodete vaba, suhkruasendajate vaba, et pigem keskendub mitte ainult madalale kaloraažile, vaid pigem keskendub nagu, et kuidas tervist hoida ja kuidas ka nagu kõiki muid häireid ravida, mis on sinu kehas, sest et lihtsalt see madal kaloraaž nagu üksinda see ei muuda vaata midagi. Aga jah, tulles nüüd tagasi sinna, et mis on Women Wellness. et see on siis selline online klubi, kus sul on ligipääs põhimõtteliselt kõikidele asjadele, mis sul võib vaja minna, et siis saavutada oma parem vorm, parem enesekindlus, parem tervis, mis iganes oleneb, mis kellelgi eesmärgiks on. Et seal on siis igast treeningud, retseptid, toitumise juhendid, nagu siuke keskkondala, kuhu saad kogu oma arengut kirja panna ja märkida ja igast live videod ja mis on äge veel ka see, mis ilmselt teistel ei ole, ma ei ole palju näinud, on see, et me teeme üritusi, et see on ka minu arust üks siuke hästi nagu hädavajalik asi, sest et online klubi on nagu äge, aga ma arvan, et tänapäeva maailmas kõik nagu pigem eelistavad natukene inimsuhtlust ka ja see on siuke nagu ja ma ütleks isegi hädavajalik osa, et kui saad connectida nende inimestega, kes sa tead, et on sinuga samal teekonnal, et sa saad nende tuge, sa saad ise jagada oma nagu muresid ja siis see lihtsalt teeb kogu selle asja nagu palju kergemaks, et siis need üritused on ka päris ägedad. Mis need üritused täpsemalt nagu kujutavad endast? Need kujutavad endast ette seda, et kord kuus meil on siis mingi siuke üritus, kuhu paarkümmend inimest saavad siis ennast kirja panna, kes sees mees. ja iga kuu on lihtsalt erinevad teemad, et me ka ju klubi on tegelikult päris uus, mingi 5 kuud vist midagi avatud, et midagi sellist 4-5, midagi sellist. Ja iga kuu on nagu siuke uus teema või uus selline vibe, et me oleme teinud ühistrenne, me oleme teinud, aasta lõpus tegime näiteks vision board'i õhtu, kus meil oli selline natukene nagu pidulikum vibe, siis nüüd meil tuleb selline meditatsiooniüritus sellel nädalavahetusel. Ja teeme igast nagu collab erinevate nagu firmade ja ettevõtmistega, kes on siis nõus meie naisi toetama ja tulema kaasa nagu siis sponsoriteks ja tegema siis selle ürituse nagu veel ägedamaks. Nii et jaa. Kõlab küll põnevalt, jah. Väga vinge, ehk siis kas see on nagu siis ikkagi nagu äpi nagu versioonis või see on nagu interneti? Jaa, see on koduleht, et ta on ikkagi nagu veebis. Ja ma olen saanud küll kohe peale esimese kuu tagasisidet vist, nagu me tegime tagasiside küsitluse ja siis oli, et kõik ütlesid, et tahaks nii väga äppi, et see oleks nagu nii palju ägedam vaata ja ma olen täiega nõus, aga ongi, et mul ei olnud lihtsalt nagu alguses kohe mõtet äppi teha, kui mul ei ole isegi välja kujunenud nagu, et sest okei, sa teed mingi asja, on ju, minu puhul siis see online klubi platvorm, et sa arvad, et sa tead nagu mida sinna kõige rohkem vaja on, et mida inimesed kõige rohkem hakkavad kasutama, millest on kõige rohkem kasu reaalselt, mitte lihtsalt nagu on paper, et või see on seal, on ju. Et äppi nagu tegemine on kordades kallim, kordades aja nagu mahukam, et seda oleks mõtet teha juba siis, kui sul on nagu mingi esimene alla, ma ei tea, pool aasta tehtud, et sul on nagu siuke mingi prototüüp, et sa tead, et vai sellest ma teen nüüd nagu selle golden ticketi, vaata.
et jaa, et praegu on ainult leht, aga selles mõttes, et tänapäeva mugavuse ühiskonnas no ausalt, kedagi ei huvita, kas täidad oma asju sealt äpist või lehelt, et pigem jah, see on nagu siuke mugavuse küsimus, et kui sa ei, näiteks kui inimene ei ole nõus isegi nagu lehel, mis on tegelikult täiesti perfektne, mingeid asju täitma või vaatama, siis noh, ilmselt tegelikult see ka eesmärk ei ole nii oluline vaata, et see on pigem lihtsalt siuke nagu mugavuse küsimus. Aga kui kõik läheb hästi, siis ma arvan, et kindlasti tuleb mingi hetk äpp. Palju teil neid naisi sinna juba kogunenud on, kas sa tead? Jaa, tean ikka. Meil on keskmine siuke 400 ringis on neid naisi ja siuke pluss-miinus, et iga kuu läheb ära, iga kuu tuleb juurde, et selline hetkel on. See on päris korralik summa ikkagi. Jaa, see on päris palju ja ma ise ka ei oodanud seda selles mõttes. Et kui, noh, ma olin varem ju selles mõttes teinud lisaks sellele eratreenerile, ma hakkasin üks hetk tegema lihtsalt nagu online väljakutseid, sest et ma isegi ei tea, kus mul see idee nagu tuli või midagi. Asjaga ma hakkasin tegema online väljakutseid, umbes siuke mingi kuuajane, 30 päeva, täpselt mingid harjumused, asjad on nagu paigas ja lihtsalt kõik koos teeme, grupi chat, davai, let's go on ja. Ja siis sinna tuligi ülipalju naisi, noh, minu jaoks ülipalju naisi, siis umbes mingi 100 ringis vist ja siis ma sain aru, et oh my god, et see oli nagu selline klikk hetk mu jaoks, et ma saan nagu nii palju oma tööd kokku pigistada ja lihtsalt nii palju rohkem naisi korraga aidata versus see, et ma nagu ühe inimese kaupa, 1 tunni kaupa, kes tuleb mulle sinna trenni ja siis ma saan neid nagu juhendada ja siis ma räägin nagu iga trenn täpselt seda sama asja nagu inimesele, mis noh, ongi nagu see ongi normaalne, ma ei tea, kui sa oled arst sinu juurde, inimene tuleb üks-ühele vestlusele, sa räägid iga päev sama asja. Aga noh, lihtsalt mind ennast nagu tüütas natukene ära peale mitut aastat juba, sest jah, ma tegin nagu päris palju neid trenne ja kuigi nagu jah, see on kindlasti inimesel on võib-olla mugavam, et vai ma nagu laivis räägin sulle ja see kuidagi läheb nagu võib-olla rohkem südamesse ja niimoodi. Aga noh, inimesed unustavad enamus asjad niikuinii ära, nii et ma ei näinud selles nagu nii jätkusuutliga pointi ja siis ma sain aru, et okei, see online väljakutse formaat on nagu nii palju ägedam ja ma sain nagu kohe ka nii palju rohkem nagu positiivset tagasidet, et nii palju naisi rohkem kirjutasid mulle nagu wow, et see on nii äge, et appi see toimib, et issand kui äge ja noh, nagu see formaat ka, et sa oled koos teiste naistega, et sa ei tee nagu üksinda seda, et kui on raske, sa kirjutad sinna midagi chati ja kõik teised on nagu mina ka või ei ole hullu mingi, et mul on ka raske versus sa nagu üksinda kodus mingi pimedas toas oled ja siis noh, ei ole nagu ime, miks paljud inimesed ei saa võtta hakkama. Et see kindlasti nagu aitas ja siis sealt kuidagi jah, nagu ma olin mitu väljakutset teinud ja siis mul oli nagu kuidagi mõttes juba ammu kõlkunud see mõte, et võiks klubi teha, aga noh, kui sa midagi veel ei alusta, siis ilmselt midagi hoiab siin veel tagasi, et kas sa tunned, et nagu sa ise võib-olla ei ole veel seal kohas, et sa oleksid, ma ei tea, ongi piisavalt julge näiteks mingit otsust tegema või võtma seda uut vastutust, sest see on ka ju nagu väga suur vastutus, et klubi on ju midagi, mis ei saa nagu kunagi otsa, nagu näiteks see väljakutsete vaima. Pingutan natukene aega, valmistan kõik need materjalid ette, 6 aega me kõik suhtleme ja siis ma saan nagu puhata, et keegi, ma ei tea, ei toksi mulle seljale, et nagu see asi, et sa ei saa, noh, sa saad sealt nagu välja tulla, vaata. Aga klubis on ikkagi see, et nagu need probleemid ei saa kunagi otsa, vaata. Et alati on inimesi, kellel nagu midagi on ja alati on mingi probleemid ja nagu noh, sa teedki nagu miljonit asja korraga, vaata. Et see oli kindlasti, ma arvan, see vastutusasi, mis mind nagu tagasi hoidis, mida ma natukene nagu kartsin. Aga jällegi nagu inimene harjub kõigega ja nagu kõikidel asjadel on mingi hind, et ka sellel on nagu hind, kui sa ei tee midagi, mida sa arvad, et sa tahaksid teha, siis samamoodi on ka sellel hind, et kui sa teed nagu midagi, mida sa tahad teha, et siis sul tulevad muud asjad kaasa. Aga inimene harjub kõigega ja, Just. ja sa saad ikkagi ise nagu valida, mida sa teed, selles mõttes kõikidel on nagu vaba tahe. Nii et jaa, praegu ma olen nagu täiega rahul, et see on kõik see, mida ma arvasin ja isegi rohkemat. Ja algne küsimus oli vist see, et mitte küsimus, aga see, et sinna tuli nii palju inimesi, vaata, ühesõnaga. Ja kui lõpuks siis tuli launchi, vist kui lõpuks see klubi nagu laivi läks, oli vist nagu see launch oli avatud vist mingi 5 päeva või midagi. Et siis selle 5 päeva nagu lõpuks tuligi 450 inimest ja siis mõtlesingi, et nagu
kuidas üldse nagu võimalik on et noh, okei, ma tegin enne seda palju nagu sotsiaalmeedia sisu ka on ju sinna Women Wellnessi lehele, et ongi nagu teha võimalikult arusaadavaks siis, et mis on näiteks et minu põhimõtted, et läbi mille ma õpetan ja et nagu inimene saaks aru, et davai, et kui ma liitun selle klubiga, siis nagu see on see, millega ma tegelema hakkama, et siin on inimestel need probleemid ja nad saavad nagu connect ida kohe kas nende probleemide või nende inimestega, et kas ma nagu kuuluksin siia või mitte. Et see kindlasti aitas ka kaasa ja tegin ka email listi, et see kindlasti aitas ka kaasa, et ja lihtsalt kui see hetk nagu kätte jõudis ja see aeg nagu kinni läks, et vai nüüd on see esimene launch nagu suletud, siis ma istusin küll oma arvuti taga nagu lihtsalt pisarad voolavad, ma olen nagu mida pakki, et kuidas see võimalik on, vaata. Aga jah, see on võimalik. See on ikka tõesti meeletu, kui hästi sul nagu läks sellega kohe algusest. See on meeletu tõesti. Aga on sul mingeid suuremaid takistusi ka selle teekonna jooksul tekkinud? Ja nagu Women Wellnessi klubi avamisega siis või? Just, kogu selle ettevõtluse teemaga seoses. Suuri takistusi ma arvan, et mitte. Õnneks jah, mingid suuri takistusi ei ole olnud või kui äkki on, siis ma ei ole neid märganud või ma olen neist kuidagi mööda vaadanud. Aga ma arvan, et kõige suurem takistus on kindlasti mina ise. Ma arvan, see ei ole ka mingi üllatus kellelegi, et ilmselt sinu peas sureb kõige rohkem unistusi ja nii edasi. Et kindlasti jah, selle teekonna jooksul ma ilmselt ise nagu tegin seda endale palju raskemaks sellega, et ma mõtlesin võib-olla mingid asju üle, et ma olen kindlasti ka natuke selline perfektsionist, et tahad teha kõike nagu meeletult hästi ja nii hästi kui võimalik, et proovid nagu kõik asjad saada selle nagu täppisteaduseni. Aga noh, et okei, üks asi on seda nagu kuskilt kuulata, ma ei tea, Reelsist või mis iganes kuulad, et kõik ei pea olema perfektne, vaata, siis mõtled, ja ma tean küll, vaata. Aga sa lõpuks hakkad ise midagi tegema ja see ongi reaalselt nagu selline, et davai, mul on nagu mingi kindel aeg, mille ma pean seal tehtud saama, mul on nii palju asju, mida ma pean tehtud saama, et mul ei ole mõtet neid kõiki asju teha nagu maksimaalse perfektse täpsuseni, sest et lõpuks ma pean neid võib-olla nagu nii muutma, sest see ei ole see, nagu, mida inimesed tahtsid või see ei ole see, mis tegelikult läbi lööb, vaata. Tegelikult lihtsalt nagu pane see niimoodi kokku nagu sa arvad, et on okei, ilma ülemõtlemiseta, mis on üliraske, ürita siis kuhugi nagu selle täpi peale panna, et ahai, nüüd piisab. Aga ma arvan, et minul on kindlasti see olnud, et mitte nagu liiga perfektseks teha kõiki asju, sest sa nagu nii muudad kõik asjad miljon korda läbi, kui sa saad aru, et davai, seda küsitakse, ehk siis ma pean selle niimoodi muutma, seda ei kasutata üldse, selle kohta pole keegi üldse midagi küsinud, ehk siis mis mõtet sul on nagu täpsustada midagi, mis sa ei tea, kas isegi inimestel nagu läheb see asi üldsegi korda, vaata. Et, aga jah, jällegi nagu sa õpid sellest läbi selle, kui sa teed selle läbi ja see sama asi nagu aitabki sul siis sellest paremaks saada. Et samas, kui sa nagu endale mingid, nagu kui sa end niimoodi vette ei viska, et sa saaksid seda kogeda, siis võib-olla mõtleksin siiamaani, et issand jumal, ma ei julgegi seda klubi teha, sest et see ei ole veel nii perfektne, kui see võiks olla. Kuigi ma võiks lihtsalt selle välja panna, ma saan kohe nagu nii tohutult seda tagasisid, mis meeldib, mis ei meeldi, mis toimib, mis ei toimi ja lihtsalt sealt edasi vaadata. Sest ega keegi teine ma arvan, ei jälgi neid detaile nii palju, kui inimene ise jälgib. Et ja, ma arvan, et minu pea on kõige suurem takistus. Kas see Women Wellness, see idee, kas see tekkiski sul lihtsalt sellepärast, et sa tahtsid jõuda nagu suurema kuulajaskonnani nii-öelda, et sa tahtsid nagu rohkem suuremat, ma ei taha öelda massi, aga inimeste kogust siis nagu mõjutada või kust see kui idee täpselt tekkisid teha just see nagu online platvorm? See tekkis kindlasti ka sellest, et ma tahtsin rohkem vabadust sellest, et ma ei peaks iga päev jõusaalis käima, sest see on päris tüütu. Ja mul on olnud ka selliseid perioode, kus et ma ei suuda nagu ise nii tihti jõusaalis käia, sest et ma lihtsalt olen seal nagu nii juba iga päev ja see tüütab ära. Et jällegi, proovid nagu igast häkke, et sa lähed teise jõusaali ja mis iganes jätad nagu ala näiteks, et teed tööd ainult õhtul ja ise käid hommikul, et seal oleks nagu vahel piisavalt palju aega ja nii edasi. Et lõpuks ikkagi, mulle isiklikult ma tundsin, et see tüütab ära ja siis ma ei tahtnud, et kuidagi minu armastus selle jõusaali vastu kaoks ära lihtsalt läbi selle, et ma teen seda nagu oma tööna, mis on ka tihti minust öeldakse, et ära tee oma kirge oma tööna, et siis muidu see kirg ei ole enam su kirg ja nii edasi. Aga
mis on osati nagu tõde, aga ma arvan, oleneb ka, tuleb õigesti teha lihtsalt, siis on. ja nagu oleneb ka, ma ei tea, et mis on su vastutus, kas sa oled mees või naine ja nii edasi, vaata. Et sellised asjad. Aga, et jah, üks asi oli jah see, et ma ei tahtnud nii palju jõusaalis olla, siis kindlasti jah see, et jõuda rohkemate inimesteni, kuna ma nägin, et jah, see väljakutse formaat toimis, aga samuti ma sain ka nagu tagasidet, et ma ei tea, need väljakutsed võiks tihedamini olla või see grupp kuidagi võiks alles jääda, et saaks nagu suhelda nende inimestega. Ja ma olen ka näiteks istud kohvikus nagu töötad ja siis ühes kohvikus oli, et see teenindaja tuli ja ütles, et ta tegi, ma ei tea, ma ei mäleta, mis kuu väljakutset kaasa, ütles, et see oli nagu nii äge, et ikka veel nagu jälgib neid harjumusi, jälgib seda kava ja niimoodi. Ja siis ma vist juba tegelesin juba selle klubiga, üritasin nagu ellu viia. Aga ühesõnaga jah, nagu hästi palju selliseid märke oli, millest ma nagu lugesin, et võiks teha midagi, mis jääkski alles, et see ei ole selline nagu ühekordne, et pärast kõik asjad kaovad ära ja nii edasi. Ja kindlasti ka minu enda soov jõuda järgmisele tasemele. Et ma tean, et ma olen selline inimene, et pigem tüütab nagu kiiresti asjad ära. Et see kindlasti ka üks tänapäeva, ma arvan, ühiskonna asi on ju, et seda infot on igal pool nii palju, infot liigub nii palju, et siis ilmselgelt sa tüdined on ju. Et tuleb leida ka nagu rahu ja stabiilsus selles, mida sa teed, et kogu aeg ei pea midagi uut otsima ja niimoodi. Aga kuidagi jah, nagu see enda enesearengu pool ka natukene suunas mind tegema seda klubi, et ma ka ise areneksin ja ise nagu jõuaksin ka järgmisele levelile kogu selle treenerluse ja vastutusega ja kõige sellega. Et see nagu kutsus mind kõik kokku selle poole. Ja see oli kindlasti ka jah, nagu selline, et minu unistus, et davai, Katriin, kas sa nüüd teed oma seda unistust või sa nagu jääd sinna, kus sul on mugav, et iga inimene enda elus nagu kindlasti saab aru, et mis hetk on see hetk, et davai, et kas ma nüüd teen seda või ma ei tee seda. Ja ühe asjana veel, et ilmselt sellepärast ka ma tahtsin klubi teha, et kuna ma ei jäänud nagu sportlaseks, et ma ei valinud seda korvpalliteekonda ega mingit muud, et tegelikult miks ma ka treeneri juurde alguses läksin, oli see, et ma pidin ka tegelikult bikini fitnessi võistlustele minema, aga sinna ma ei läinud. Et kogu nagu ma arvan, see sportlase teekonna katki jäämine oli see, mis inspireeris mind kuidagi siis nagu teistpidi oma unistuste poole minema, et mul on alati olnud jah, sees kuidagi siuke tunne, et tahan nagu midagi saavutada või et sa pead nagu keegi olema või midagi teha või midagi. Et tagantjärele mõeldes on võib-olla ka natuke siuke naljakas, et tegelikult sa oled ju piisav sellisena, kes sa oled ja mitte ükski nagu saavutus või võit ei too sulle sisse seda rahu, aga kindlasti ma arvan, et see on äge, kui inimesel on mingid unistused ja sa liigud nende suunas ja läbi selle sa ju kasvadki inimesena ja lõpuks läbi selle teekonna sa võib-olla saadki aru, et tegelikult läbi selle teekonna ma juba muutusin nii ägedaks inimeseks, et tegelikult nagu see lõpp-punkt või siis see saavutus ei olegi enam see, mis sind nagu kõige õnnelikumaks tegi. Et jällegi nagu iga asi nagu nii õpetab. Et need soovid ja unistused aitavad edasi liikuda muidugi elus. Ja. Aga sa korra mainisid, et üks ajend võib-olla, miks sa selle ettevõtlusega tegelema hakkasid, oli see soov nagu vabaduse järele. Et sa siis pigem ütleksid lõppude lõpuks, et ettevõtlusega tegelemine on rohkem vabadus kui stress. Et pakub rohkem vabadust, kui on siuke stressiallikas. Ma arvan, oleneb kellele, et inimesed väga erinevad. Just täpselt. Et jah, kellele see on stress, kellele see on vabadus ja oleneb jah, esiteks oleneb inimese tüübist, et kuidas sa oskad ennast nagu juhtida, kui palju sa oled tegelenud sellega, et ma ei tea, mis siin närvi ajab, kui stressis inimene sa oled, kui südames sa võtad asju, kõik need asjad. Ja teine asi ka see, mida sa teed, et millist ettevõtlust sa teed, on kindlasti rohkem ja vähem nagu selliseid stressirohkeid alasid, mida sa saad teha. Minule ma arvan, hetkel see on pigem vabadus, mingi kuus on võib-olla pigem stress. Et enne kui ma klubi avasin, siis need paar kuud olid kindlasti nagu pigem stress. See ei olnud kindlasti mingi vabadus. Aga see oli jällegi, sest ma teadsin, et see kestab ainult paar kuud, et see ongi nagu siuke ettevalmistusperiood ja kui ma ei taha seda, ma ei tea, kui pikaks venitada, siis ma pigem panen selle aja kokku ja teen lihtsalt nii palju tööd, kui ma saan. Aga hetkel see on pigem vabadus, et ma kujutan ette näiteks, kui hakkakski äppi tegema või mingit muud moodi laiendama, siis mingi periood on see jälle nagu pigem stress, aga hetkel jah on see pigem vabadus. Ja jah, nagu ma varem mainisin ka, et probleemid ei saa kunagi otsa,
et sellega sa ka nagu harjud, et sa ei mõtlegi nendest varsti enam, kui et sul on lõputult probleeme ja jooksed peaga vastu seina, vaid sa lihtsalt lahendad asjad ära ja kõik, sa ei hakka nagu üle mõtlema. Et jah. Milline su tavaline tööpäev hetkel välja näeb või kas sa annad ikka veel siis neid eratrenne või pigem ikkagi on su põhifookus hetkel sellel Woman Wellnessil või kuidas sul see tavaline päev välja näeb? Ja, ma teen kindlasti ainult Woman Wellnessit ja eratrenne ma enam ei anna, kus juures tegelikult just nüüd jaanuarikuu lõpuga ma tulin nii-öelda gymmist ära tegelikult. Aga noh, ma juba viimased kuud juba ammu tegin ainult mingid üksikud eratrennid, lihtsalt võib-olla ka, et vaimselt ei ole nagu nii kiiresti valmis mingist asjast lahti laskma, mida sa oled nii kaua teinud ja mis on sulle nii palju rõõmu toonud ja nii edasi. Aga hetkel jah, ma eratrenne ei anna, ma kindlasti ei jõuaks ja jällegi nagu see võtaks lihtsalt nii palju fookust ära, aga ma saan sealt tagasi nagu nii palju vähem. Et okei, see on palju personaalsem ja nii edasi, aga jah, ma lihtsalt tunnen, et hetkel see osa nagu minu jaoks on pigem läbi, et kes teab, äkki mul tuleb mingi hetk huvi tagasi, tahaks üks ühele inimese niimoodi treenida. Aga hetkel jah, ma tunnen, et mul on nagu kordades suurem vastutus ja rohkem naisi nagu seal klubis, et kui nemad on juba sinna tulnud ja mind usaldanud, et minul on see vastutus ka neid päriselt aidata ja leida üles need murekohad, miks võib olla mingi teekond jääb pooleli või midagi ei suudeta teha või niimoodi. Et jah, kindlasti nüüd ma olen ainult selle klubi pool ja ma ei suudaks ka seda üksinda teha, et mul on ka nagu abiline, kes mind aitab kõige sellega. Peakski varsti ilmselt ühe inimese veel juurde võtma, et kui tahaks nagu veel laieneda ja edasi minna, sest et ma nagu märkan mingid kohad alla, kus saaks paremini teha, aga lihtsalt ise nagu ei jõua kõike korraga teha ja ei peagi jõudma ja see on ka nagu oskus, vaata, et suuta ära anda mingit osa, kui sa tead, et läbi selle saaks edasi kasvada ja nii edasi. Et paberil kõlab väga hästi, aga päris elust teha jällegi päris raske. Jah, eks see teooria ja praktika on muidugi. Jah. Lõppude lõpuks erinevad, aga kas sa saad ka mingit negatiivset tagasisidet aeg-ajalt või kuidas sul sellega on? Jaa, olen ikka saanud. Ja kuidas sa nagu toime tuled sellega? Ja kuidas ma toime tulen sellega või? Sa mõtled nagu klubis või sotsiaalmeedias või mis mõttes? Jah, et kas see mõjutab sind väga? Sotsiaalmeedias pigem. Nagu ikka jaa, pigem nagu kommentaarides, ma mingid vihakirju vist õnneks ei ole saanud, ma ei tea. Isegi kui saaks, siis ega mind väga nagu ei huvitaks ja kommentaarid ka nagu pigem mitte. Nagu alguses võib olla, et sa hakkad nagu mõtlema, et issand, miks keegi üldsegi nii kirjutaks ja nagu noh, proovid minna nagu sinna tasemel, et tõesti nagu mõista seda inimest, et miks ta nagu niimoodi kirjutab või mida iganes. Aga päeva lõpuks sa saad aru, et nagu mul ei ole isegi mõtet, ma ei tea, sinna süveneda nagu, et see võtab lihtsalt nii palju mõttetut aega, kus ma keskendun nagu millelegi, mis nagu ei ole üldse vahet. Et ma arvan praegu jah, see mind nagu üldse mõjuta, et sa nagu tead, et mitte ükski inimene, kelle läheks paremini kui sinul ei kirjutaks neid asju, et see on tavaliselt alati inimene, kellel nagu endaga ei ole väga hästi ja pigem selline negatiivne mindset ja nii edasi. Et kriitikat ma ootan alati selles mõttes, et ma teen tagasiside küsitlusi, mõtlen, et ei kirjutage mulle midagi. Ja noh, mõnikord kriitika ongi võib-olla negatiivne ja siis ma suhtlengi selle inimesega ja nii edasi. Aga jah, ma tean, et neti kommentaatorid pigem on nagu kurb lihtsalt. Nendest. Aga töö mõttes, et sa ikkagi pigem igapäevaselt hetkel töötad arvutis, teed oma seda sotsiaalmeediat ja Woman Wellnessi? Ja pigem arvutis ja, et jah, sotsiaalmeedia. Siis on jah, kõik klubi tegevused, et hetkel jah, mul on ainult nagu assistent, kes aitab mul mingite asjadega, millega ma ise ei jõuaks tegeleda, aga põhimõtteliselt kogu, ma ei tea, klubi sisu loomine, nende inimeste nagu eest vedamine, meil on ka selline kinnine Facebooki grupp, kus toimuvad igast erinevad asjad ja samamoodi need üritused ja praegu ka täna hommikul näiteks tegin retsepte, mis tulevad see kuu välja, et lihtsalt neid asju teha, mida on väga palju, et on tekkinud ka nagu mingid süsteemid, et mul ei ole kindlasti iga päev sama tööpäev, et mingi päev ma võib-olla üleni puhkan, vastan ainult mingitele kirjadele või mingitele muudele asjadele,
mingi päev ma teen näiteks terve päeva hommikust õhtuni retsepte ja mingid muud asjad, et noh, see on nagu väga-väga varieeruv ja see mulle meeldib ka, sest et ma olen aru saanud, et mis mind ilmselt ka nende varasemate tööde puhul ära tüütas, ongi see, et ma pean nagu tegema mingit asja mingi päev, mitte mingi päev, aga iga päev et ma ei saa vahetada seda ja seda vahetust ei tule, aga hetkel ma saan jah, nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, kas iga päev erinevaid asju teha, kui ma tahan, arvestades, et ma mingid asjad teen ära, mida ma nagu pean tegema. Aga jah, et need päevad on väga erinevad. Aga et kas siis inimestel on, naistel siis on võimalus ka nagu isiklikult sulle kirjutada, kui neil on näiteks selle, ma ei tea, mingi retsepti kohta mingi küsimus, oma treeningkava kohta mingi küsimus, et kas sa pigem oledki, või et oledki niimoodi pidevalt nagu olemas siis naistele, kui nad sulle kirjutavad? Ja meil on isegi klubil nagu klubi lehel olemas selline nupp nagu küsi treenerilt, et muidugi saab ka nagu selliseid personaalseid vastuseid ja personaalsetele muredele, et see variant on ka muidugi olemas, aga ongi, et see on nagu selline asi, et kui sa ei ole ikkagi nagu üks-ühele töös kellegagi, siis see enamus inimest ikkagi ei kasuta seda, et enamus inimestel ei ole, ma arvan, isegi seda kohusetunnet, vaata, et ma nüüd tegin selle konto, et ma nagu päriselt hakkan midagi tegema. Oleneb ka, mis mastaabis see mure nagu üldse on ja võib-olla ei olegi midagi nii suurt vaja, aga pigem on nagu probleem selles, et inimesed, ma arvan, võib-olla isegi ei julge nagu kirjutada sinna nii palju, kui et sellest puudus oleks, sest jah, kui näiteks ma ei tea, igaühega mingit üks-ühe vestlust ei tee, et tere, sa tulid klubisse et siis väga paljud, ma arvan, ka lihtsalt unustavad ära või nagu lihtsalt käivad kaasas või niimoodi, mis ei ole ka midagi hullu, aga jah, et lihtsalt oleks palju kasulikum, kui kõik võib-olla oleksid nagu hingega ja niimoodi, aga seda sa ei saa nagu nii kontrollida. Aga kui me siin nagu teistele nõuandmisest juba rääkisime, siis millist nõu sa nooremale ise endale annaksid, kui sul oleks see võimalus? Ma olen hästi palju seda küsimust kuulnud igal pool. Aga ma ei teagi, mida ma endale ütleksin. Sest jah, on nagu olnud mingid takistused ja nii edasi, aga jällegi, ma ei tea, kuidagi kõik on läinud nagu nii õigeks ja ma olen alati enda juures nagu üheks kõige olulisemaks asjaks pidanud ilmselt julgust, et jah, nagu julgust teha mingit oma asja ja julgust, ma ei tea, erineda ja julgust olla see, kes sa oled ja julgust nagu mitte, sa ei pea kõikidele meeldima ja kõik siuksed asjad. Aga jällegi ma nagu noorena ei muretsenud väga selle pärast. Et siis jah, see on ka ülipositiivne muidugi, et sa oled enda arust siis kõik õigesti teinud ja sa oled rahul sellega, milline see teekond nagu olnud on ja kuhu sa õigesti ei ole kindlasti teinud, nagu ma arvan, kõik teevad vigu, aga nagu sellest sa õpidki. Et kui ma ei tea, kui ma midagi peaks ütlema, ma ei teagi, ma vist ei oskaks midagi öelda. Ma ütleks teha täpselt nii, nagu sa tegid. See on ka variant. See on isegi kõige parem variant, ma ütleks. Kui tuleme korra tagasi su igapäevaste harjumuste juurde ja su töö juurde, siis kas sul on ka vahepeal päevi, kus sul näiteks puudub see motivatsioon või puudub see kuidagi soov ja tahe, et inimestega suhelda või tahaks lihtsalt olla kodus diivanil ja mitte kellegagi rääkida, aga peab vahepeal midagi tegema, et kuidas sa selliste päevadega näiteks toime tuled? Kindlasti on selliseid päevi, ma olen kõigest inimene ja ma arvan, et ma olen ka laisk inimene, ma arvan, et jällegi võib-olla tagasi viide ka sinna, et miks ülikooli mitte minna, et seal on lihtsalt nii palju asju, mida mul ei lähe vaja, ehk siis ma pigem võtan nagu ainult selle, mida mul läheb vaja ja ma teen seda palju kompaktsemalt, et nagu öeldakse ka, et laisad inimesed teevad tihti nagu kõige kiiremini mingi ülesande, siis nad leiavad nagu selle võimaluse, et kuidas seda kõige kiiremini teha. Aga samal ajal ma tunnen, et ma olen ka nagu väga selline täpne inimene ja et kui midagi teen, siis ma tahan korralikult teha ja nii edasi. Et ja kindlasti on selliseid päevi, kus ei taha midagi teha ja nii edasi. Et see on kindlasti nagu jällegi see, et sa pead oskama ennast juhtida ja sa pead oskama ennast reguleerida, et kui sa esiteks töötad üksinda, esiteks töötad kodust, et kuidas sa siis need nagu piirid joonistad ja mis piirid sa üldse joonistad ja et jah, väga kiiresti võib nagu oma, ma ei tea, peas ära kaduda või mis iganes. Ja kindlasti on nagu sellised kriisihetkeid olnud ja siis sa nagu saad oma peas aru, mis toimub, aga sa samas ei suuda nagu midagi teha, sellised kokkujooksmised ja nii edasi. Aga ma arvan, et probleem ei olegi nagu selles,
et kas sul seda juhtub, vaid et kui see juhtub, nagu mida sa siis teed ja kas sa hakkad siis kassima ja üle mõtlema, et appikene, et nüüd ma ei tea, ei teinud terve päev mitte midagi, et ma ei suutnud mitte midagi teha, et oled umbes siuke nagu paralüüsi seisundis, vaata. Või siis sa oled lihtsalt nagu, et okei, et ma saan tegelikult ennast rahustada, et vaatan nagu, mis asjad mind rahustavad, et ma nagu näiteks juba tean, vaata, et mind rahustab näiteks, kui ma panen, ma ei tea, kõik asjad kinni, lähen õue jalutama, kas kui ma kirjutan märkmikusse, kas ma teen mingit meditatsiooni, mida iganes, et sa tead lihtsalt, kuidas ennast tagasi tuua sinna nagu normaalsesse hetke, et esiteks sa oled ise stabiilne ja teiseks sa suudad teha ära mingid asjad, mida sul on vaja teha, mitte sa ei hakka üle mõtlema ja kassima, et ma nüüd ei teinud midagi ja siis sealt veel edasi nagu minema. Et jällegi jah, see, et ma arvan, peab teadma ja sul peab olema nagu need vahendid, et sa saad ennast kiiresti aidata, ilma et see läheks nagu hullemaks. Kas sul on vahepeal niimoodi näiteks, kui ongi tegus, nagu sa oled, nagu me oleme praegu siin aru saanud, siis kas sul on ka vahepeal näiteks halb tunne, kui sa võtad endale niimoodi nagu päeva vabaks või et mõtledki, et ma nüüd ei teegi täna mitte midagi, et kas tekib ka siuke tunne nagu peas, et ma justkui äkki peaks midagi tegema või peaksin olema või see pigem? Kindlasti tekib, et peaks midagi tegema. Ja jällegi nagu ma arvan, et see on harjutamine, et sa ei saa nipsust mingit muutust teha ja loota, et sa oled kohe nüüd see teine pool sellest muutusest, vaid see toimub ikkagi mitte isegi ajaga, aga läbi harjutamise, et nii mitu harjutuskorda sa sinna paned, nii mitu korda sa saab nagu paremaks minna. Et iseenesest aeg ei tee midagi, loeb nagu need kordused seal sees, võtta. Et ma arvan lihtsalt iga järgmine kord, kui sa teed nagu teadlikult, sa saad lihtsalt teha natukene seda paremini, aga kindlasti mul on ka, tekib nagu see süütunne ja nii edasi, aga see lähebki iga korraga paremaks, et sa saad aru, et okei, et mis on tegelikult tähtis. Et mis on nagu see suur pilt, et kas mul hakkab maailm kokku vajama või mul on lihtsalt mingi väike asi, mis tegelikult nagu keegi ära ei sure, kui ma seda ei tee. Või midagi ei juhtu, kui see ei ole nüüd nii perfektne. Et jah, sellised asjad nagu aitavad. Aga jah, see eeldab jälle seda, et sa oled nagu sellises normaalses, stabiilses, rahulikus seisundis. Et kui sa lähed nagu nendesse mõtetesse sellel hetkel, kui sa oled juba täiesti nagu, ma ei tea, kas üle väsinud või üle mõelnud või mida iganes, et siis sealt saab see nagu kiiresti hullemaks minna, et tuleb jah nagu osata ennast tagasi tuua sinna heasse kohta, ma arvan. Et sa näed enda puhul ka seda arengut, et oled õppinud paremini kuidagi iseendaga toime tulema siis? Jaa, kindlasti, sest jah, ma olen nagu põhimõtteliselt kogu aeg lihtsalt üksi töötanud. Isegi müügiga, müüki me tegime kahekesi, aga ikkagi ma ei ole kunagi nagu mingis suures kollektiivis olnud, mingid suured firmaveod või mingid suured üritused või midagi, et ma pigem teen nagu jah, olen üksinda teinud, et see ongi jah nagu õpetanud seda, et sa pead oskama ise ennast juhtida ja kes nüüd ütleb, millal sa alustad ja lõpetad ja nii edasi. Ja aga jah, see ka ilmselt expose ib sind kiiremini nendele rasketele tunnetele. Aga siis ongi see, et siis sul on võimalus sealt ise nagu mingid lahendused leida, et ma arvan, et see on pigem hea. Selle võrra on see areng ka nagu kiirem, ütleks ma. Kas sul kogu selle ettevõtluse, su treeningute, su enda arenemise käigus on ka olnud mingi eeskuju, keegi, keda sa oled järginud, keda sa oled silmas pidanud? Ma arvan, et mingid selliseid väikseid eeskujusid on kindlasti, aga need pigem muutuvad kiiresti, et ma ei tea, 3 kuud näed, et keegi inimene on inspireeriv, järgmised 3 kuud on nagu võib-olla keegi teine inimene, aga ma ei ole kunagi selline väga idoliseerija olnud, et kuidagi mulle nagu see energia väga ei meeldi, et ma tõstan kellegi nii üles ja ma üritan olla täiega tema moodi ja teha kõike nagu tema teeb. Et mingis mõttes see võib aidata inimesi ja paljusid kindlasti aitabki, aga ma tunnen, et ma ei ole kuidagi naturaalselt seda teinud, et pigem lihtsalt võtnud mingid osad võib-olla mingitest, et mulle meeldib, kuidas see inimene näiteks seda teeb. Ja siis seda nagu sellest üritanud olla inspireerinud, aga tihti ma ka näen või saan aru, et näiteks kui mulle meeldib mingi inimene, et miks ta siis ei tõuse nagu mu iidoliks, on see, et ma saan aru, et
mingi nagu asi tema elus siiski ei meeldi mulle, et mina näiteks seda asja ei tahaks niimoodi, nagu minul on. Et ma üritan kõike vaadata tervikpildina, et mitte ainult, et mulle meeldib näiteks, ma ei tea, kuidas see inimene oma äri teeb või mulle meeldib näiteks, ma ei tea, mis pere tal on või midagi. Et noh, ainult ühest ei loe, et see kõik peab olema nagu tasakaalus, et siis ma saaksin seda inimest nagu, ma ei tea, täiesti kuhugi tõsta, aga jällegi see mõte nagu tundub mulle vale, et ma peaksin iseennast tõstma ja idoliseerima, et kes siis seda teeb, kui mitte mina ise ja jah. Sest ega ei näe niikuinii kellegi teise elu nagu terviklikult. Ja, et nagunii jah, kõikidel on mingid omad asjad, millega nad tegelevad ja ma ei tea, kui panna kogu see energia endasse, mida sa näiteks paned, ma ei tea, teistesse, siis sellest saad palju rohkem tagasi. Ja kui me nüüd korra veel tuleme su Women Wellnessi juurde tagasi, siis kas naistel on kogu aeg võimalik sellega ühineda või sul on pigem sellised mingid kindlad ajad, millal sa võtad inimesi juurde või on sul praegu sihuke nagu nii-öelda suletud ring seal või et kuidas sellega on? Ja see on pigem selline suletud ring, et kusjuures seda ma nagu strateegiliselt alguses välja ei mõelnud, et enamus aeg on kinni ja siis ainult mingid teatud perioodid, kui saab nagu liituda. Aga võib-olla nagu väljakutsetega ka, et sa tahad alustada ennem, kui see et sa tahaksid liituda ennem, kui see algab, et siis teil on nagu see koos energia, et saate kõik koos alustada ja saate nagu sama teekonda käia, aga samas näiteks kui väljakutse juba käib ja inimesed on poole pealt peale, siis nad ise nagu võib-olla ei ole nii nagu motiveeritud või ei tea, kust alustada või nagu kuidagi poole pealt sisse tulla on nagu imelik, sest jah, iga kord, kui see liitumine avaneb, siis ta avaneb meil tavaliselt koos väljakutsega, et siis on nagu hea viis inimestel alustada ja niimoodi. Aga jah, alguses ma panin ka kinni, sest et jah, meil hakkaski väljakutse. Aga jah, ta enamus aega on suletud ja siis kas kord 6 või kord 1,5 kuu jooksul siis avaneb. Hetkel on selline rütm olnud, aga ma ei tea, kuidas edasi. Et pigem seda taset ikkagi ühtlasena hoida, et kõigil oleks selline koosliikumise tunne. Ja. Okay. Aga meil said nüüd põhilised küsimused küsitud sinu käest ja järgnevad mõned quickfire küsimused, et siis palume sul valida emma või kumma. Kas matemaatika või kirjandus? Kirjandus. Kas tiimitöö või üksinda? See on raske. See on väga raske. Oleneb, kus kokkuvõtteks tiimitöö. Raamat või film? Raamat. Kas ratsionaalsus või südamehääl? Südamehääl. Kuulamine või rääkimine? Kuulamine. Kas ajarännak või mõtete lugemine? Vau, issand jumal, ajarännak või mõtete lugemine. Appi, see mingi quickfire siin küll olla ei saa. Okei, ajarännak võib-olla. Mõtete lugemine võib halvasti minna. Igavaks, okei. Aga elu linnas pilvelõhkujas või üksikul saarel? Üksikul saarel kindlasti. Kas tõde teada või vales õnnelik olla? Tõde teada, kindlasti. Mälu kustutada või aega tagasi keerata? Aega tagasi keerata. Mälu küll ei tahaks kustutada. Kas riskida või mängida turvaliselt? Riskida, kindlasti. Saladus, mida hoiad või tõde, mida kardad? Alati tõde. Kas täiuslik hetk, mis kestab 1 minuti või siis keskpärane õnn igavesti? Keskpärane õnn igavesti. Esimene samm või teine samm? Tead, äkki isegi teine samm. Esimesest sammust räägitakse nii palju. Kas üks spontaanne reis või pikalt planeeritud puhkus? Üks spontaanne reis. Teiste vigadest õppimine või omad vitsad? No ikka omad vitsad. Mis on üks asi, mida sa enda vaimse heaolu jaoks mitte kunagi tegemata jätaks? Ma arvan, ekraanide kinni mitte lülitamist. Kas tudeng peaks säästma, investeerima või lihtsalt ellu jääma? Sinu arvates? Issa, ma ei oska öelda, ma olen tudeng olnud. Ei no, aga üldse tudengealine võib-olla või noh, et säästma, investeerima või lihtsalt ellu jääma? Et kui sul on käsil selline enda elu alustamise etapp? Investeerima siis pigem. Niisama sääst ei ole ka mõtet.
ja viimases küsimuses küsime sult, et kuidas sina defineerid rikkust? No ma ütleks, et see on nagu kombinatsioon paljudest asjadest. Et kindlasti kõige tähtsam on inimesed su ümber, ehk siis su pere, su kaaslane, su õed, vennad, vanaemad, vanaisad ja nii edasi. Aga ja kindlasti rikkus. See on hea küsimus. Ma arvan see, et kui sa teed seda, mis sulle meeldib, et jah, ta kohe nagu ei mõtle selle peale, sest ma juba teen seda, vaata, sa võtad seda veits nagu iseenesest mõistetavana. Aga ma tean, et kui raske on nagu sellest puudust tunda, kui sa näiteks ei tee seda. Ja ma arvan, need on päris head asjad, mis on rikkus, kui sul on õiged inimesed su ümber ja kui sa teed seda, mida sa armastad, sest sa teed seda ju kaua, nii et miks mitte siis midagi teha, mis sulle meeldib, valikuid on piisavalt. Jah, see vist on väga ilus koht, kus nüüd punkt panna meie episoodile täna. Suur aitäh sulle, Katriin, et leidsid aega, et meiega jutustama tulla. Ja kuulajatega näeme järgmine episood. Just, aitäh sulle! Aitäh teile!